ja armas uus nädal on jälle käes ja möödas on siis pööripäev, millele järgneb siis uue aasta loomine. On ka teesid, et uus aasta algab just 21. detsembril, mitte 31. detsembril. Tähendab, et uue aasta viimane päev ei ole siis 21. detsember, vaid 31. detsember. Kuidas iganes me ei vaata nende tähtpäevade peale, tähtis on ikkagi sinu sisemine häälestus ja seisund. Ja aasta lõpuni on meil võimalik ja võimete kohane siis anda siis ära endast siis kõik see, mis siin elus enam ei teeni. Süveneda rahusvaikuses endasse ja leida üles see sisemine potentsiaal, kuidas ja millega sa saad oma elu luua veelgi imelisemaks kõikvõimalikkusesse. Et sul kõik asjad õnnestuksid ja sa oleksid ise õnnelik, rahus, teadlikkuses ja iseenda usaldamises. Ja valin täna kaardid valgusteadlikkuse inspiratsioonikaarditelt. Nii et esimene kaart on siis sõnum universumi poolt, teine on toetuseks ja kolmas on siis see, mille läbi sa saad seda enda ellu siis luua. Et eelmisel korral olid kanade valguse sõnumid ja seekord üle ühe korra võtan siis teistmoodi kaarte. Nii. Esimene kaart on siis selline sõnum sulle, et sa peaksid usaldama, uskuma ja teadvustama, et sa kiirgad välja seda, mida sisaldad. Sinus on aina rohkem rõõmu, armastust, heaolu, rahu ja küllust igal tasandil. Ehk siis sina endale ütled, et minus on siis aina rohkem rõõmu. Nii, kuidas muidu on näha? Jah. Kellel need kaardid on, et teavad, et need on üdini positiivsed kaardid. Nii et pole ühtegi hurjutavat ega karistavat ega nii-öelda korrale kutsuvat, vaid see soovitus on sul sel nädalal teadvustada, et sa kiirgad välja seda, mida sisaldad. Aga kui sinus on aina rohkem rõõmu, armastust, heaolu, rahu ja küllust igal tasandil, siis seda välja kiirates hakkad sa seda enda ellu ka tagasi tõmbama, saama seda välisest. Et kui sinus on võitlus, nii-öelda sõda või protest, siis sa tõmbad välisest seda enda poole. Nii et loo endasse siis aina rohkem rõõmu, neutraalsust, armastust, heaolutunnet. Ja kuidas sa saad teha seda ikkagi ennast tõstes välja madalast sagedusest, madalast maailmast. Ka oma raamatutest ütlen seotuse katkestamine kuuldu nähtuga, et sa lihtsalt võtad nagu kraest kinni ja tõstad ennast nii-öelda põrandalt lae peale või kapi peale, tõstad välja sellest madalast ja näed maailma nagu kõrghoone pealt. Sa saad teha võrdluse, kui sa oled 9-kordse maja esimese korruse eest, mida esimese korruse ees, see on nii-öelda kõnnitee peal, mida sa näed, milline vaade sul on, või kui sa lähed selle 9-kordse maja katussele, mida ja kuidas sa siis maailma näed. Need on 2 erinevat vaadet. Et selliselt sa saad luua ennast tõstes välja madalast. Ja muidugi on mul seal YouTube'i kanalil meditatsioon enesekorrastamise sageduse tõstmisega, mis on 3 variandis. Number 2 on enesekorrastamine tõstmine 2 ja siis on enesekorrastamine igal tasandil. Nii et proovige neid teha endale selgeks, nii-öelda teha kas siis kuulates või siis ise oma sõnadega läbi viies. Toetav kaart on õpin kuulama oma südame häält ja paigistama mõtete müra. Elan järgides intuitsiooni ja armestades elu. Läbi selle, ehk siis toetuseks on see, et sa saaksid kiirata välja seda, mida sisaldad, aga seda, mida sisaldad, seda saad sa luua läbi selle, et sa õpid kuulama oma südame häält.
sest just südamest tuleb see õige soovitus, õige info sulle heaolu elu loomiseks, mitte mõtetest ehk mõistusest ehk siis egoteadusest. Ja kui sa mõtete müra vaigistad, siis sa hakkad kuulama oma südant ehk siis seda, mis sa tegelikult endas sisaldad ja soovid, sest sinu südames on sinu kõrgem mina ehk siis see vaimolevus, kes on siia maailma hingestatud ja tema on teadlikkuses. Tema ei ole hirmudes ega segaduses ega usaldamatuses. Tema teab kõike. Ja läbi südame kaudu just tuleb info universumist ehk siis ka sinu tegelikust pärinevuskohast. Nii et südamelt kuulates suudad ka intuitsiooni järgida ja armastada elu. Armastada iseennast. Sest just siis saad südant kuulata, kui sa ennast armastad. Aga mis tähendab enda armastamine? Mitte seadmine endale pretensioone, ootusi või eeldusi, vaid võtma ennast selliselt, nagu sa oled. Sa oled täiuslik ja kui sa teed mingi vea või apsaka, siis seda on vaja sulle kogemiseks. Selle asemel, et hurjutada, paita ennast ja ütle, et aga sa oled tubli, sa seekord tegid niimoodi. Aga nüüd sa tead ja edaspidi oskad hoopis teistmoodi käituda, öelda või asju võtta. Abistav kaart on siis iga päev õpin elama mediteerides, kuulan ja järgin universumi ning iseenda mina juhatust. Kes on kuulanud täna seda nädala kaardite rääkimist, siis juba enne esimest kaardit tegelikult ma rääkisin sellest, võtsin teise kaardi, ma juba jõudsin esimese kaardi seletusel rääkida teise kaardi sisu ka peaaegu läbi ja nüüd tegelikult ma olen ka juba seda kolmanda kaardi sisu jõudnud rääkida. Tähendab seda jällegi näide või tõestus, et energiates on kõik juba olemas. Me lihtsalt loeme energiat. Nii et mis tähendab mediteerimine? Mediteerimine tähendab tegelikult elamine hetkes. Ja kui sa õpid elama mediteerides, ehk siis hetkes olemises, ehk selles, et kui sa midagi teed, siis sa täiesti süvened sellesse, ei mõtle muust. No näiteks söömine. Sööd, siis sööd. Igat toiduainet enda suus siis naudid ja tunnetad. Mitte ei mõtle sellest, et mis sa järgmisena tegema hakkad või kui jalutad, siis keskendud sellele täpselt, mida sa enda ümber näed ja kuidas sa kõnnid, ehk siis tunnetame, kuulame iseennast. Nii et kuulad ja jälgid universumit ning iseenda mina juhatust. Näete, juba jõudsime eelmise lausega ka seda ära seletada. Nii et kui sa õpid elama mediteerides, sisetunnet kuulama, universumit usaldama, ennast usaldama, siis suudad sa kiirata välja seda, mida sisaldad, aga lood enda sisse just sellise info, teadlikkuse, energia, mida sa saad välja kiirates enda maailmas kogeda ja rõõmustada selle üle. Me kõik tahame olla õnnelikud ja olla edukad ja külluses igal tasandil. Nii et soovin sulle sellel nädalal iseendasse süüvimist, enda südame juhatuse kuulama harjutamist. Kindlasti jõulude aeg on vaikusaeg ja mediteeri või lihtsalt ole ja naudi ja kuula iseennast. Harjuta olemaks siin ja praegu hetkes. Valgust ja armastust sulle.